Tere kallid tennissõbrad, on maikuu lõpp, kena päikeseline päev meil Eestis ja ei ole sellel ilmal seal Pariisis ka häda midagi. Pariisist me täna räägime ja räägime kohe pikalt ja pühendamegi terve saate ainult French Openile, sest lõpuks ometi on siis alanud ka suur slam sel aastal meie laiuskraadidel, nii et saab minna normaalsel ajal magama, tõusta normaalsel ajal üles ja vaadata päev otsa tennist. Ja tänased mehed, kes mul siin abiks on French Openit analüüsimas, on just nimelt päev otsa tennist vaadanud, öösel veel mänge järgi, loodetavasti. Aga hakkame otsast tutvustama siin Riho Kallus, loomulikult matšpalli kaassaatejuht. Tere päevast. Olen kutsunud veel appi Toomas Kuuma. Tere. Ja Alo Ojassalu. Tere. Mehed, kas mu kirjeldus enam-vähem pidas paika, et olete hommikust õhtuni teleri ees? Oleme ausad. Olge ausad, muidugi. Ma võin ka aus olla. Jaa, kuna mul on selline erakordne võimalus vaadata kogu aeg ilusalt suurelt ekraanilt väliõhus seda siis mänge siis ja veel pluss kõigil kanalitel korraga, siis ma olen seda päris palju teinud, jah. Kuidas sul selline võimalus on? Sul on kohvikus siis kõik ees? Mul on terassil suur ekraan ja õhtuseid mänge on sealt kohe, vanameeste mängu vaatasin sealt. Lust vaadata. Klienti on ka kohe rohkem. No mina olen nüüd, ütleme, 50-50 siis võib öelda niimoodi, et vastavalt võimalustele, aga õhtustel kellaagadel nii-öelda meie aja järgi siis ja nii-öelda ka Pariisi aja järgi siis ikkagi telekas ikkagi mängib igal juhul taustaks. Riho. No see tänane elu on selles mõttes piin, et on ju olemas igasugused kanalid, kus sa saad kõiki väljakuid jälgida ja siis ma valikuliselt vaatan alati, kus läheb põnevaks ja huvitavaks ja 5. setis ja siis klõpsid ühelt väljakult teisele, et kõike tahaks ju näha, aga peab tegema valikuid, aga jah, ei, ma pean ka ütlema, et ma päris palju ikka vaatan, jah. Kui keegi suudaks ära teha sellise artikli, et 5 näpunäidet, kuidas vaadata tennist niimoodi, et sa ei killustu ära, et sa vaatad seda õiget asja, et saada teada, et praegult Nadal läks breigiga ette ja sükseid asju ja kohe lülitada sinna, et võt siis sellele artiklile kirjutaks küll olla. Võib-olla teeme ise. No tegelikult ma tahaks öelda natuke seda, et eks ma tunnen enda puhul ka ja see maailm on läinud sinnapoole. Ma ikka mäletan neid aegu, kui sa nagu väga rahulikult algusest lõpuni keskendunult vaatad ühte mängu ja see annab hoopis teise pildi tennisest, et tennis on selline mäng, et sa ei saa seda niimoodi klõpsata korra sinna, korra tänne, et tegelikult sa ei saa aru, mis seal juhtus vahepeal ja kuidas seal mis iganes momentumid, situatsioonid võivad olla, mida sa tegelikult ei märganud, vaatad ainult seisu, et üha rohkem kisub see maailm sinnapoole, jah, et natuke siit, natuke sealt ja see ei ole päris tennise jälgimine. No ma olen suga nõus, et tegelikult nii ta on, aga ma arvan, et see veel muutub nii-öelda turniiri käigus, eriti suure slam'i turniiri käigus, et mida rohkem tulevad need otsustavad mängud, et siis võib-olla on rohkem niimoodi algusest lõpuni vaatamist, aga kindlasti siin, kui on need esimesed ringid, siis eks see on tunnetuse küsimus ka, et sa kuidagi tunnetad ära, et siin on oluline moment ja siis keskendud nagu rohkem. Et paraku see on tõesti nii, nagu Riho ütleb, ja see on ka muude spordialade osas on ju niimoodi, et mingil põhjusel näiteks ütleme, kui sa ei ole näinud mõnda asja, siis vaatad ka salvestusest. Et spetsiaalselt ei vaata nagu nii-öelda telefonist või kuskilt, mis on skoorid ja siis vaatad tagant järgi. Minul on see viga, et ma ei suuda vaadata sporti salvestusest. Mulle meeldib spordi puhul just see, et see juhtub siin praegu, et ma ei saa teada, et seal keegi sai palliga pihta varem, kui see asi pole juhtunud. Ei, ma põhimõtteliselt olen nõus suga, aga lihtsalt nagu Riho ütles, et elu on millegi pärast on ühtepidi mugavamaks muutunud, aga ka kiiremaks muutunud. Ma küsin, kas keegi Margi ja Kaia matse jõudis ka vaadata kvalifikatsiooni avaringis? Jah, mina jõudsin mõlemat matši vaadata, küll natukene ka killustunult olin selle päevasel ajal kuidagi oli niimoodi, et ei saanud päris otsast lõpuni jälle keskenduda, aga nägin ka mõlemat, jah. Kuna meil on Mark Lajaliga ka intervjuu ette mängida, mille me telefoni teel vist nüüd juba 2 päeva tagasi tegime, siis alustame Kaia Kanepist, kes kaotas Petra Marchenko nimelisele horvaaditerile 6-2, 6-4. Riho, mida sellest mängust välja tuua?
no kõige esimene asi, mis selle mängu puhul välja tuua, on see, et müts maha, et Kaia Kanepi Prantsusmaa lahtistel osales üldse. Et see, et ta veel üldse kaasa mängis, see on tegelikult suur ime ja kuidas ta mängis, see on nagu järgmine küsimus, et jah, sellel mängul oli natukene õnnetu kulg, loomulikult Kaia ei mängi liikumise pealt enam nii, nagu ta parimatel aegadel mängis ja see on nagu selge, et no jah, see teine sett 4-0 seisult setti kaotada on väga-väga valus, aga jah, et minu jaoks ikkagi kõige suurem saavutus on see, et aasta on 2024 ja Kaia Kanepi osaleb Grand Slamil. No ja seal tegelikult korraks, kui sa mainisid seda 4-0 eduseisus, tegelikult vist olidki väike mängu, vaata, et võib-olla 2 kõige pikemat game'i olid ju seisul 4-2 ja 4-3. Et päris nüüd öelda niimoodi, et see teine sett läks nagu jah, viimased 2 game'i läksid küll tõesti ühte väravasse, aga tegelikult seal oli variant küll ikkagi, et see mäng oleks võinud minna ka otsustavasse setti, eks vastane ka natuke nagu alguses seal ikkagi nagu aitas kaasa isegi. Ei olnud nii kindel mängus. Mis väljakul see toimus? Ei, mulle tule meelde. Oli mingid publikut, mingit melu ümber? Ja väikest melu ikka oli natuke rahvast, jah. Aga see ei ole nüüd nii suure tribüüniga, aga seal oli rahvast natuke, jah ikka. No ma ei tea, mitu korda ma siin saates olen küsinud seda küsimust, et kas see oli Kaia viimane mäng? Küsin uuesti. No mina ilmselt arvan, et Kaia nagu ilmselt mängib täpselt sinna maani, kuni ta veel kuidagi Grand Slamidele peale saab. Ma üldiselt toetan ka arvast, ma arvan, et nii. Noh, mingi ime peab juhtuma, et ta Wimbledoni saab. Ilmselt kui see viimane mäng on Wimbledonis, kui ei, siis ta oli nüüd. No ma tegelikult ise Kaiaga suhtlesin enne Prantsusmaa lahtiseid ja Kaia ütles, et tõenäoliselt ma lõpetan peale Prantsusmaa lahtiseid, nii palju, see on nagu adekvaatne, mis ta ütles, et mis see täpselt tähendab, seda me ei tea, aga jah, ma arvan, et see on täpselt see sama, mis Alo ütleb, et küsimus on ikkagi, kas on võimalik veel Grand Slamil peale saada. No see on midagi sellist ka, nagu Nadal ütles, et väike tõenäosus võib-olla on, et ta tuleb ka järgmine aasta mängima, aga sisuliselt jah, jättis hüvasti, jah. Et see midagi sarnast võib-olla isegi. Aga lähme Margi juurde. Mark paraku ka esimeses ringis ja 6-2, 6-3, selline belglane nagu Joris Delour. Etteruttavalt olgu öeldud, et Mark ütleb, et tal praegu tervisega on kõik väga hästi, et seal mängus lihtsalt mängulised nüansid käisid üles alla ja langesid seekord vastase poole. Riho, mis jäi silma Margi mängust? No esimene asi me ju teame ja Mark on seda ise rääkinud ka, et Mark tegelikult väldib seda liivaväljaku aega ja ta ju liivaväljaku praktikat sai väga vähe, ta mängis Tuneesias ühe Challengeri turniiri ainult ette, kus ta ka kaotas kohe. Et 3 setis, jah, et tegelikult see on ta teadlik valik olnud, et ta liivaväljakutele väga ei keskendu liivamängule ja me teame, et see on üks kõige keerulisemaid katteid ja sa pead sellega harjuma ja võib-olla küsimus on selles, kui Mark jällegi, kui ta nagu mängiks rohkem ja saaks neid mänge alla, siis võib-olla need tulemused hakkaks ka muutuma, aga täna on see tal nagu teadlik valik olnud ja ta on keskendunud kogu aeg kõvale kattele. No siin tuleb nõustuda, et ega väga palju midagi lisada ei ole. Aga ükskõik, kuidas ta need mängud, et tulemused on olnud sel aastal siiski, nii palju kui mina olen mänge näinud, siis vähemalt sellist võitlusvaimu probleemi ma nagu väga ei näe, et ma ka väga palju, minule jääb siin mulje, et väga palju nüüd sõltub ka, kuidas tal see serv jookseb, et see on, aga liivaväljakul me teamegi, et kuigi vaadates nüüd põhitabeli mänge, siis ikka ulme hästi servitakse, eks on ju, saadakse otse punkte väga palju liivakatte kohta. Aga see on minu niisugune märge, mis ma olen nagu näinud, et väga palju sõltub sellest, et kuidas esimene serv tal seal jookseb ja sellest mängu tulemused ka. Ma arvan, et lasemegi siia otse nüüd Margi intervjuu ja siis räägime juba põhiturniirist edasi. Selles mõttes, et ma ütleks, et seis tegelikult ei räägi siis kogu mängupilti, et seis on väga ühepoolne, aga tegelikult mängupildiliselt oli tegelikult game'id olid suhteliselt olid tasasemad selles mõttes, et aga mis seal juhtus, oli see, et tegelikult mina ise natuke tegin, hakkasin kiirustama seal ja tegin mõndal momentil tegin oma servilt tegin hästi palju lihtvigu ja mis pärast ma ka juba ära andsin, oligi siis see, et oma servilt nagu just ütlesin, kinkisin liiga palju punkte, et vastane see üks tugev punktist oligi siis serv, ehk siis
servis väga hästi ja tähtsmomentidel tõmbasin välja oma servida, kuigi seal oli päris mitu game'i, kus ma sain tasa 40, tasa 30. Ja siis, aga siis oligi see, et teises setis ka andsin oma servi game ära seti algusesse ja paari lihtsveaga, siis sain tagasi veel breigi, tundsin, et vastane hakkas seal nagu natukene, tundsin, et võib-olla tuli väike värindel sisse, et tegi seal paar lihtsviga, mis ta tegi ühe tupla ja paar lihtsviga, mis ta varem ei teinud ja siis kui lõpuks sain breigi kätte, hakkasin servima, siis tegin ise täpselt sama asja järgi, et väga frustreeriv oli see mäng minu poolt, aga on selles mõttes jällegi palju õppida, et oli jällegi üks kogemus juures selles mõttes. Kuidas sul tervist praegu on? Me teame, et sul oli pärast Australian Openit õlavigastus, pidid tegema paar kuud pausi ja siis said ka ühe paha viiruse külge. Kas nüüd on kõik traumad ja viirused minevik? Praegu seisuga on kõik väga, väga hästi, et jah, selles mõttes esimene veerand, ütleme siis nii, esimesed 4 kuud aastast ei olnud kõige lihtsamad, oli palju asju, mis juhtus minuga järjest, aga praegult võin öelda, et nüüd on selja taga, tervis on hea, teen kõvasti trenni ja tunnen, et hakkan ka väga hästi tennist mängima uuesti, et praegult on kõik väga positiivne. Kuidas su elu nüüd edasi läheb? Nüüd, kui see väike tagasilöök selle kvalifikatsiooni esimese ringi puhul on selja taga, siis vaatad ette ja kuhu poole? No vaatan ette ja vaatan üles selles mõttes, et nüüd, eks tuleb süüst asju ette ka, et aga sellest ei tasu, et nagu ei tasu sammu tagasi saada, selles mõttes tuleb just edasi tööd teha, et nüüd ka tulime kohe tagasi, läksime kõva väljakule edasi, et hakkasin trenni tegema ja valmistun nüüd siis muruhooajaks, et ma plaanin mängida kõik need challengerid siis muru peale nagu Wimbledoni ja siis ka Wimbledoni kaasa, et nüüd teen kõva trenni, lähen paar päeva varem muru peale üle ja siis mängin neid challengeri muru peal, et ootan juba seda, kuna mul tegelikult muru peal meeldib mängida ja nii et eks vaatame, mis siis juunikuu toob meil siin. On sul juba esimene turniir ka silmees? Ja esimene turniir on Surbit, on 125 Inglismaal. Jälgid edasi French Openit ka, ma arvan, et kui telekas tuleb, siis pilku kõrvale ei pööra. Kindlasti, mulle meeldib vaadata, mis toimub, et ma vaatan kogu aeg teise, vaatan, kes mängib, kuidas mängud edenevad, et ma olen alati silma peal turniiridel ja eriti ka Grand Slamidel selles mõttes. Kellele sa pöialt hoiad, kui tohib küsida? Kõige rohkem hoian pöialt oma sõbrale Bob Pirinile, et loodan, et temale hästi läheb, et loodan, et tema ära võidab selle kõik, aga eks vaatame, mis juhtub. Aga kui peaksid oma raha panema kellegi peale, sa ei tohi küll panna, aga siis kelle peale soovitad? Küsime nii. Isegi ei soovita, aga selles mõttes, kui ma peaksin enda arvamust öeldama, et kes võib-olla see aasta võib siis võita, siis ma ka treeneriga arutasin, et võib-olla, ma arvan, et üks favoriit, mis võib see aasta olla Tsitsipas, ma arvan, et ta on ka varem jõudnud finaali, ta on olnud finaalis ka ees, ta on liiva peal mängib hästi, see aasta on tal hooaeg tegelikult on päris hästi näinud, et ma arvan, et ta võib olla ohtlik see aasta ja teine on, ma arvan, ka Zverev, et kahjuks tuli see esimene ring Rafa Zverev, et see ei ole lihtne kummagile neist, aga ma ütleks nii, et ma arvan, et Zverev võtab selle mängu ära ja ka ma arvan, et Zverev on väga ohtlik see aasta French Openil. Et ja samas ei saa kunagi Djokovic'i välja lüüa selles mõttes, et isegi kui tal see aasta on olnud veits, ütleme siis nii allaarvamust, siis Grand Slamidel ei tohi kunagi Djokovic'i maha panna, et ta on kindlasti väga ohtlik ka veel. No alati, kui sinu telefoni otsa saab, siis tuleb küsida ikka, et kellega tippudest oled saanud trenni teha? Kusjuures praegult ei olegi nii palju olnud, et enne French Openile minekut, siis tegin Norri ja Bob Pyrni tegin trenni suht palju, et kuna nad olid siin ja isegi ükskord oli päris näljakas, oli siuke seis oli, et
kuna vihma sadas ja väljakute puudus oli, siis tegime 4 ühe väljakul, mina, Norri, Opüürin ja üks teine mängija, siis mängisime põhimõtteliselt 1,5 tundi mängisime rootslast, see on siis üks mäng, üks mäng, mis me alati noortena mängisime kunagi, et nüüd mängisime ka tippudega sükest mängu, et see oli päris lahe. Kas seal Prantsusmaal olles jäi midagi uut silma, mis on Roland Garros'l uuenenud, kohtusid sa turniiri korraldajatega mõne tippmängijaga riietusruumis, et midagi sellest telgitagusest ka oskab meile midagi valgustada? Selles mõttes viimati, kui ma käisin, seal oli siis juuniorites, et seal, kui ma juuniorites käisin, siis meil oli, loomulikult me mängisime seal, me saime seal ringi liikuda, aga meil ei olnud päris seda nagu pääsu igale poole, nii et ma ei oska nagu võrdlust tuua niimoodi võrreldes selle eelmise korraga, aga seal kindlasti on uuendatud väidetavalt, me sõime seal ka, ma ei tea, kuidas varem oli, aga seal Philippe Chatrieri all on tehtud uus mängijate restoran, et see oli päris hea seal. Ja mis on ka päris huvitav oli see, et rahva oli seal söömas ja päris naljakas oli see, kuidas kõik inimesed, kõik töötajad, selles mõttes, kes töötasid, nad olid nagu nähtavalt palju sõbralikumad ja nagu aitasid rahvad palju rohkem kui kõiki teisi, et näha on, et rahval on väga suur aura seal, väga suur tähtsus seal turniiril, et see oli ka päris huvitav kogemus. Ma lõpetuseks küsin sellist asja, et ega on ju teada, et sul eelmise aasta maist ja juunist on päris korralikud punktid kaitsta. Kui palju sa ise oma pead sellega vaevad ja kui tervislik see on? Ma ütleks, et aasta alguses, ja siis ütleks, et siis, kui mul need vigastused olid ja see veits raskem periood oli, siis ma veits mõtlesin rohkem selle peale, kuna siis, kui sa ei saa mängida, kui sul on nagu ei jookse ja kui sul on vigastused, siis nagu hakkad muretsema, et mis nüüd saab. Aga ma selles mõttes aktsepteerisin seda ja selles mõttes, et ütleme, et enam ei mõtle selle üldse, et ma tean, et mul need on seal kukkumas, see on selles mõttes tennise osa, et isegi kui ma kukun nüüd veits rankingus, ei tähenda otseselt midagi, sellepärast, et ma saan ikkagi turniiris mängida, tunnen, et tase on olemas, et see, et kukun neist tahapoole, see ei mõjuta selles mõttes mind üldse, et ma tean, et ma suudan tagasi tulla ja ma tean, et suudan veel kõrgema tõusta, et jah, ma ei mõtle selle peale enam üldse. Jätkame stuudiost meestega Riho Kallus, Toomas Kuum ja Alo Ojassalu. Vahepeal remargi korras juhin tähelepanu, et meestel kõigil on tenniseteemalised särgid seljas. Rihol on lausa Roland Garros särk, krokodill selle peal ja mingi mees vanadest muistestest puureketi aegadest. Bill Tilden võib-olla. Võib-olla küll. Siis üks on Wilsoni sinivalges särgis Toomas ja on ka roheline krokodill Alo. Ja mina olen lihtsalt roheline. Ilma tennise embleemideta. Isegi tennise sokke ei pannud täna. Wilsoni sokid olid näpu vahel, aga läksid mustad sokid. Aga tulles ikkagi põhiroa juurde, et ega me siis ei pääse ju Rafael Nadalist üle ega ümber ega alt ega pealt. Ja Mats Zvereviga oli ju väga oodatud ja numbriliselt ühepoolseks, aga kui palju ühepoolne ta matšiliselt oli, saame seda kohe mänguliselt saame kohe arutada. Kohtusid siis maailma 275 ja maailma 4. Maailma 4 jäi settidega 3-0 peale ja settide seisud olid 6-3, 7-6, 6-3, aga mängus saavad nüüd eksperdid edasi rääkida. Alo alustab. Ma tänan. Lõpuks saab ka paar sõna. Just täpselt. Et jah, 3-0 setid, kui sa nii võtad, aga setid olid täiesti erinevad ja esimeses setis ainuke, mis Nadal halvasti tegi esimese game'i mängis halvasti. Peale seda oli kohe mitu korda võimalus tagasi breikida. Etteruttavalt ütlen, et ainukene asi, mis Nadali mängus puudu oli, mis tema ja Djokovic ja Federeri trump alati on olnud tähtsate olukordade lahendamine. Ja kui olid kõik breikpallid, mis Nadalil oli ja neid ei olnud vähe, mängis ta äärmiselt halvasti.
kas siis oli lihtne tõrjeviga või mida iganes, mis ei ole Nadalilik. Ülejäänud mäng oli see. Need oli tal 11 kokku, kasutas 2. See näitab ainult ühte asja, näitab mängupraktika puudumine, mitte midagi muud. Oleks ta natukene rohkem saanud, see paus on pikk olnud, see oli, kui ma ei eksi, oli aasta jooksul vist 12. mäng tal, rohkem kui aasta jooksul. Meenutame ka kuule, tal oli ju mis vigastus nüüd? Kube või? Ei. Good question, ei teagi. Tal on neid nii palju olnud, et ma täpselt ei tea isegi, mis tal oli. Eks ta lõpuks isegi ei tea, mis aga vahet ei ole, Nadal ei tule välja, kui ta täiesti korras ei ole. Ilmselgelt füüsilise mängulise poolelt oli ta korras. Tähtsaid punkte lahendas halvasti, teine set 5-3 ees, jälle ebakindel oma serv. See oli kõik, mis puudu jäi. Rohkem mida. Ja kui tähelepanu juhtida, siis tie-breakis teises setis tegi Nadal 2 sellist viga, mis tavaliselt teevad poisid 12. Täiesti mõttetust olukorrast, pall on ilusasti ees, läheb ta stoppi laskma, mille ta laseb servikasti, ma ei tea, ühesõnaga täiesti mitte Nadal, et Sa ütlesid õigesti, et just need paar stoppi, esiteks nad ei olnud nii-öelda õnnestunud stopid ja lisaks minu meelest just eriti otsustatud punktidel, ma ei tea, kas ta natuke hoidis ennast tagasi, aga tal kippusid löögid ka nagu lühikeseks jääma. See ebakindlus, see asi on lihtsalt ebakindlus, ta tunnetab punkti tähtsust ja üldreeglina tšempion selles olukorras mängib väga-väga hästi. Kui me võtame ajalooliselt ükskõik, mis eristab selliseid eriti kõvasid vendasid, et nad mängivad ebanormaalselt hästi ja õieti tähtsatel punktidel. Ja seda Nadal ei teinud ja see oli ainukene vahe seal. Ennem mängu ma ütlesin, nalja hakkab saama siis, kui mäng tekib 3 tundi ja pluss. Vaat siis oleks nalja hakkad saama. Ja ma ei ole kindel, et see Zverevi kasuks oleks lõppenud. Aga Zverev on vaieldamatult heas vormis, siin ei ole sõnakestki öelda. Väga õnnetu loos Nadali jaoks, kindlasti oli tal 2-3 sellist lihtsamat mängu alla vaja, ennem sellist kõvat testi. Ja veel kord ütlen, ilmselt mängis rolli lõpuks ainult mängupraktika puudu. No põhimõtteliselt ju Mats Villander ka kommentaaris enam-vähem samu asju tõi välja ja mis puudutab Zverevi mängu, siis ta aksenteeris hästi palju just tähelepanu Zverevi tagakäe löögile, et momendil tema hinnangul on see maailma üks parimaid. Et tõesti seal need olukorrad, kui Nadal nagu andis võimaluse võib-olla, ütleme, Zverev jõudis nende pallideni hästi, liikus hästi ja pommitas see neid joone ääri seal ikka päris kõvasti, et tal oli hea tunne peal. Arvestades seda pinget, mis ikkagi tal võis olla seal. Riski oli tema mängus palju ja see õigustas ja läks nii nagu läks. Väga kahju, et nii läks. Väga kahju, et nii läks, aga läks. Ja ma tahaks lisada seda, et mul on tõesti siiralt kahju, et selline loos ja kuulates just, mida Nadal ise ütleb, ta on täiesti imestunud, milline ta hetke tervislik seisukord on ja keha pole 2 aastat olnud nii heas seisukorras nagu praegu. Ja ma arvan, et Alo ja Toomas nõustuksid minuga 110 pluss venda oleks ta seal võinud alistada põhitabeli vendi esimeses ringis tõenäoliselt. Ja Nadal, kui ta praegu oleks saanud, ütleme, potentsiaalselt mängida teise nädalani välja, oleks väga huvitavaks asi läinud. Aga muidugi lisaks sellele, et tal see loosi õnne ei olnud, lisaks sellele veel ei olnud tal seda õnne, et tol päeval pandi katus pea kohale ja sadas veel vihma. See tähendab seda, et Nadal tegelikult tahab mängida kuiva tingimusega, et see top spin hüppaks üles, aga ta ei saanud seda eelist ka. Mäng oli rasked pallid ja aeglasem ja see on teada, et see Nadalile ei sobi. Tegelikult korraldajad olid spetsiaalselt sättinud ta ka veel päevasesse varasemasse, aga tuli see õnnetu ilm ka veel otsa, et kõik olukorrad ikkagi nagu Nadali kahjuks, aga suure tõenäosusega me näeme Nadali Hamburgis liiva peal enne olümpiat veel mängimas, ma arvan, et ta nüüd muru peale ei lähe ja kindlasti on huvitav näha, kui ta nüüd saab seal natukene alla mängida enne ja et ma usun, et Nadal võib päris huvitavaid mänge veel mängida siin lähikuudel liiva peal. Aga teeme viktoriini ka või? Nimetage 4 kaotust Rafael Nadalil French Openil. Ühe saate siit täna. See on nii lihtne küsimus. Ütleme, et kui 3 sellist inimest saastusid ämbrisse kindlasti. Saastusid ämbrisse, jah. Rootslane 2 sellepärast ja nüüd sakslane kaotused. 4 kaotust ju. 4 kaotust ja uskumatu ja vist, kui ma ei eksi, siis 118 võitu või? 116, 120 mängu. Mina tean 112. Mina ütlen küll, et on suurem kui 112. 120 mängu ja 4 kaotust. Kas seal on väga suurt vahet? 116 võitu, 104 kaotust. Minu meelest on nii, jah.
116 matches played at the Roland Garros, 116 matši kokku, jah. Ja ainult teist korda oli ta 0-2 kaotusseisus. Ja, viimati oli 2015, kui ta kaotas Djokovicile. Aga jah, ja ütles, et ei tea, kas see oli ta viimane mäng. Tõenäoliselt. Aga viimane mäng Roland Garros, no jah, prantsuse publikule loomulikult prantslaste keeles, nii nagu... Aga vaadates 39 aastast Wawrinkat, siis... Miks mitte? Ma tean, et te kibelete juba sellest matšist räägime. Räägime siis Wawrinka Murray'st. Järjekordselt vabaõhu etendus, väga mõnusa ilmaga 23+ kraadi. Õhtu hilja vaadata õues sellist legendide mängu on lihtsalt nauding. Ja minu jaoks oli muidugi nauding Wawrinka mäng. Mari ei teinud midagi halvasti, aga Wawrinka oli eriti need tagakäjoon vinnerid, nagu peaaegu, et parimatel päevad. Ma ütlen vahepeal tulemuse ka, et oleks see fikseeritud. Wawrinka võitis selle matši 6-4, 6-4, 6-2. Oli ütleme, endiseid tüdruksõpru, kes postitasid Instagrami, et küsimusega, et mis see aasta nüüd oli siis, kui see mäng toimus. Aga aasta 2024. Ja uskumatu, selles füüsilises vormis, mis ta on ja mängulises tõstan käed üles 39 aasta, ärge unustage. Ja mul on alati Wawrinka tegelikult kuidagi tema mäng on mul alati meeldinud, eriti siis kui tal see mäng välja tuleb, see on väga nauditav. Väga nauditav. Aga Murray hakkas vastu ka või? Muidugi hakkas, seal oli ilusaid pallivahetusi ja asjad nii edasi, aga absoluutselt igas olukorras Wawrinka kontrollis seda mängu, et selles suhtes Marist nagu kahju natukene. Et teine vanamees sattus vastu, aga sorry, sellel teisel vanamehel kas siis hea päev või hea vorm või... See oli siis, ma vahepeal ütlen, et Wawrinka ekstüdruk Donna Vekic tegi selle kuulsa postituse, millest kogu maailma meedia pasundas. Ma olen täiesti nõus. Wawrinka nägi nii liikumise mänguliselt kõigest nagu võib-olla isegi parem kui nii mõnelgi turniiril 10 aastat tagasi. Eks see näitab seda, et Vekicil ikka veel kripeldab südame all. Kripeldab või siis on heades suhetes? Heas mõttes ma mõtlen kripeldab. Ja ega eksiga ei pea tülis olema kogu. Kusjuures see oli nendel omavahel ju 3. kord juba French Openil mängida. Esimene kord 2016 mängisid poolfinaalis, kui võitis Murray, siis mängisid 2017 uuesti poolfinaalis, võitis Wawrinka 5 setis ja nüüd siis 3. kord Frenchil. Nad on ikka mänginud omavahel päris palju, 23 matši. Siin tuleb muidugi korraks hüppata ka selle peale, et ega Murray, ütleme, liivaväljakul, põhimõtteliselt see ei ole ka tema tõenus selline lemmikatega. Aga vaatasin tabelit edasi, siis Riho kohe ütleb, millises ringis Wawrinka langeb. Teises ringis on selline rahvuseta, ametlikult rahvuseta tennisist nagu Kotov, vastaseks Pavel eesnimi. Ja 3. ringis me eeldame, et sellest Kotovist saab ikkagi jagu, on kas Richard Gasquet või siis Jannik Sinner. Ära eelda, sest et Pavel Kotov, ma ei tea, kas sa nägid, kuidas ta Cameron Norriga mängis? Ei. Ja Pavel Kotov, me oleme nii palju Eestis ka mänginud, me oleme nii palju istunud Toomas Leiusega ja tervitsud Toomasele ja aasinud, et kuidas saab nii suure kõhuga tennist mängida ja vaatad, et ta on nagu tundub, et nagu kõige rohkem vormist väljas olev tennismängija, aga täiesti uskumatu mees, väga-väga andekas mängumees on Kotov. Ta juba siis peeti, et imestetigi, et mis ta seal pikka aega seal ITF-i tasemel mängis. Absoluutselt, ja praegu on ka selline tunne, et sellel mehel on tegelikult ressurssi veel, et kui nüüd endale korraliku füüsitreeneri ka veel kõrvale saaks, tegelikult on väga käif mängumees, nii et mina pigem isegi, ma isegi väikse protsendi annaks Kotovile. Muidugi Wawrinka esimese ringi mäng oli fantastiliselt hea, aga see on väga raske vastane. Ma teen Kotoviga sellise remargi vahel, et ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga mina küll alati mõtlen, et nüüd eriti kui see sõda on pihta hakanud, nendel on lipud ära kadunud ja kõik see sinna juurde, aga venelasi on hakanud jõudma ja valgevenelasi ka, neid väga palju rohkem ei ole, aga need on hakanud jõudma slammidel ja ka teistel suurtel turniiridel väga-väga kaugele ja väga-väga palju ja väga-väga tihti ja minu arust palju tihedamini siis, kui neil lipud olid. Ütlen kohe, et siin on isegi natukene loogiline seletus. Milline? Sõja algusega on nad kõik Venemaalt lahkunud. Ja just seda ma tahtsin ka just rõhutada, nad ei elagi tegelikult. Nad olid tegelikult juba enne sõja algust lahkunud elamus. Paljud, aga mitte kõik. Nüüdseks on nad kõik sealt lahkunud ja Kotoviga juhtus selline kihvt vahejuhtum, et ta siin sõjasta nüüd on hästi hakanud mängima. Aga kuidas sa siis paremaks mängiks muutud?
Sa lihtsalt ilmselgelt olude sunnil valid endale mingisuguse väga-väga hea tingimused, treeningkeskkonna. Kui sul ennem tõmbas midagi sinna Venemaale tagasi, siis nüüd see ei tõmba. Ja kindlasti on selline nagu lihtsam lahendus asjal, on seal siiberdamised asjad, nad elavad ja treenivad oma communitytes kuskil väga super tingimustes, kindlasti Vene tennise algkool on kõigil väga-väga kõva. Ja kui sinna lisada veel mõnusad olud, mõnus kambavaim, nii nagu venelastel on, siis tulemused on lihtsalt tulema ja pluss teise kannustamine, see on siin Katšanovitest asjadest ja kusjuures neid ei ohusta ju mobilisatsiooni oht tõenäoliselt. Kusjuures enam-vähem need tippmängijad liiguvad kõik suht sarnastes kohtades. Talvel on nad Dubais, suvel on nad Lõuna-Prantsusmaal ja omavahel kõik treenivad. Mingid Hispaania pundid ja enam-vähem on kõik sama koha peal. On see kindel, et nad on kõik vähemalt ära tulnud? No enamus kindlasti. Nii palju, kui mina olen kuulnud, jah. Et skeptik võib-olla mõtleks, et äkki dopingujutid ei viitsi sinna Venemaale minna? Ei, no aga kuna nad ei ole turniiridel saavad. Ja, nad on kogu aeg kätte saadavad ja ei. Ja kindlasti nad võivad olla, isegi me ei tea seda, nad võivad isegi olla neil see võimalus üldse mängida tenniseturniiri, nad võivad olla isegi kõrgendatud tähelepanu all, täiesti võimalik. Aga ma tahtsin Kotoviga rääkida. Turva mõttes kindlasti. Ei, ma mõtlen just sellega dopingukontroll. No räägi see Kotovi lugu. Tennises võetakse kõiki nagu võrdseid. No ma natuke ironiseerin. Kotovi lugu oli naljakas see, et kevadel ma hakkasin neid tulemusi nägema ATP-s, ma paar korda huvi pärast vaatasin ja siis telekast jäi mingisugune pilt ja helistasin oma peakohtunikule, kes mul 20 aastat olnud on, et ole ja vaata välja kuidagi tuttav kutt on ja vaatan, ongi minu ITF-il mänginud, minu turniiri võitnud, kõik asjad nii edasi. Ja seos tekkis kohe ühe asjaga, et suured mehed tavaliselt emaga ei põhimõtteliselt emaga nagu sukk ja saabas. No okei, siin on erandeid, Marri ja nii edasi on ja Ruune ja nii edasi, aga ja siis küsisin Kostja käest, et kas see vend emaga või? Selline sukk ja saabas on ja siis Kostja hakkas naerma, ütles, et jaa, nad on siiamaani et selles suhtes mamas poi on ja, aga jah, järjekordne mängija, kes mu turniiril olnud on ja teeb praegust edusamme. Vaata, see on jällegi nagu, paha nagu niimoodi öelda, ma nagu vahest ka seda välja öelnud, et mõelnud, et ilma vanematete tihti peale need mängijad ei jõuaks üldse mitte kuhugi. Aga mingi hetk on kuskil, kus sa pead selle valiku ja otsuse tegema, et võib-olla see on ka üks põhjus, miks Kotov ei ole kõrgemal, kus ta võiks olla tegelikult. No ta on see aasta olulise tõusu teinud. No on teinud olulist tõusu, aga jällegi mina näen, et sellel mehel on veel ressurssi, kindlasti. Andekas mängija. Aga ma olen ikkagi Vavrinka poolt. Ma ei tea, mina kipun Vene mängijate puhul alati ütlema, et nad võiks ka oma sõnades natukene mõelda ka ühiskonnale ja sellele, mis toimub Ukrainas, aga keegi neist seda ei tee miski pärast. No ma ikkagi toon ma toon sulle selle ikkagi selle väite, mis ma olen ka varem öelnud, et seal on probleem selles, et kui neil pered on seal, see käib kõva ahistamine. Jaa, aga keegi peab olema esimene. No, Kasatkina isegi eile või millal ta rääkis sellest ja kutsus teisi venelasi kutsus teisi, et lõpetama hirmu ja asjad. Seda on lihtsam rääkida kui teha. No, aga seal on see sama küsimus, et kui nad ikkagi, nad ju näevad, mis maailmas ju ka toimub, kui nagu sa ütledki, nad treenivad ja nad on karjääri hästi palju väljaspool, nad näevad, mis on tegelik elu. Kui me võrdleme seda propagandat, mis käib selle Venemaal, eks. Ja nad on ise propaganda osad, nende tulemusi pusitakse, öeldakse, et meie kangelased panid ära Prantsuse kangelastele, kui see kõik toimub. Ma ei saagi aru, kas nad oma kuluaaris istuvad kuskil, ütleme, see on ju teada värk Nõukogude Liidu ajast, et köögis räägitakse ühte juttu, aga tegelikult siis avalikkus näidatakse, ollakse pigem siis nii-öelda vait. Et kui nad vähegi ühisrindena teguksid, siis oleks juba raskem neid nii-öelda taga kiusata. Aga ma olen alati rõhutanud, et ma saan küll loogiliselt suudan põhjendada, miks nad nii teevad. Aga see on ikka, kardavad. Kergejõustikus ei ole venelasi, valgevenelasi, väga lihtne mõnus. ITF oleks võinud samasuguse sammu astuda. Nojah, see on ükskõik, kus me räägime profispordis, siis ei astuta seda sammu, ei jalgpallis, ei okis, ei jalgpallis on ju. Jalgpallis on. Jalgpalli meeskondi ei ole. Ei, tennises ka meeskondi naisi ei ole. No jah, aga jalgpallis ei ole individuaalvõistlust üldse.
see 1-1 jalgpalli ei ole olemas. Ei, ta mõtleb lihtsalt profisportlaseid, no. Profisportlasi. Jah, kes kuskil mängivad klubis. Ole see boks ja klubis on jah, ja Hallis on nende elu väga kibedaks tehtud, ühe Tšehhi poolt. Ja sellega ega tennises kiusavad ka nii mõnedki, aga vahet ei ole, see on alaorganisatsiooni otsus, profisportis ei puuduta ja sa ei too mulle ühtegi näidet profispordist, kus see teistmoodi oleks. Jah. Novak Djokovic mängis ka eile õhtul ja mängis edukalt, loomulikult ei olnud tal Herberi nimelise wildcardiga tükki tegemist, kuigi teise seti tulemus seda võiks ju näidata, et 7-6 ja nii edasi, et kokku siis 6-4, 7-6, 6-4, kas keegi vaatas seda mängu ja mis muljed on? Mina vaatasin huviga vaatasin ja loomulikult väikse lootusega jälle, et Djokovic kaotaks, on ju, ma ei saa midagi teha, see on mul verega kaasas. Aga rõõmustav minu jaoks oli muidugi see, et Djokovic on kaugel oma mängust. Erdi, või minu arust tõrjemäng jättis... mis on tavapärane tema esimeste ringide kohta? Enamikel, ei ole tavapärane. Enamikel löökidega asendis ei ole, müstilised vead, olek, närvilisus, ma ei tea, ma kuskilt artiklist lugesin, et sellist asja, et ma ei ole kuulnud, võib-olla teie olete kuulnud, et Djokovic ise ütles nagu, et praeguste sisemiste probleemidega on tal väga raske keskenduda. Mis tal need probleemid on? Ma ei tea. Aga sellise lause Djokovic ütles. Kuulge, vaadake nüüd sinna, tal tekib raske olukord, ta vaatab oma tiimi poole, oma treeneri otsa, siis avastab, et mul ei olegi treenerit. Füsiot mul ka ei ole. Ja Djokovici puhul kõik on laiali löödud ju, tegelikult. Et tal meeldib teha endast seda mul on nii ohvrit ja nii raske ja pole vaadata kellegi otsa ju. Aga hea uudis on see, et mäng ei ole hea ja ma tean, et paljude jaoks võib-olla sõnad mõjuvad nagu erilase pesale, aga vahet ei ole. Eile ma just mõtlesin ülekande ajal, kui räägid, et maailma number 1 tennisist 2024 öelda, et ta on maailma number 1 on natuke nagu naljakas. Ta ei ole sellel aastal isegi ühtegi top 10 mängijat võitnud, mitte ühtegi. Ja kas te panite tähele intervjuu peale mängu oli intervjuus, kus küsiti Djokovic'i kohta, et kui palju see kogemus teda aitab seal väljakul, kus ta on olnud nii palju Grand Slame võitnud ja siis ta ise ütles, jah, kogemus on tore, aga ma pean mängima, et ta ise tunnetas seda, et seda mängu ei ole, mida on vaja. See oli põhiline, ta ütles, et jah, see kogemus mind ei aita. Ja see, mis iganes see põhjus on, Djokovic on erakordselt liimist lahti olnud ja tegelikult, ma ei tea, mõned targemad arvavad, et see Davis Cupi finaal mõjus talle nii, see Sinnerile kaotus sealt matšpallidelt ja et võib olla, aga peale seda on Djokovic ausalt öeldes enda kahvatu vari. Pole olnud ühtegi head mängu aasta jooksul, poole aasta jooksul. No viimane hea turniir oli tegelikult, Austraalia ta mängis veel korralikult ikkagi, Austraaliast oli ju poolfinaalis, aga jah, peale seda on... Ütleme siis niimoodi, et ikkagi, see ei ole see Djokovic. Ei ole, kindlasti. Ja need kaotused, mis ta on siin saanud... need on ikka, kui võis veel viimane turniir, et see otsus, et ta Genevas läks 250 000 mängima. Ilmselgelt ta otsib mingit kindlust, mida tal praegust ei ole, mida iganes see põhjus on, ma ei tea. Aga praeguse seisuga, et ta sealt, esimene minu arust kõva kivi on tal Ruud. Ja ega see muu tabel ka, ega sealt võib see üllatuskaotus tulla ka palju. Seal on tegelikult veel, ma arvan, et isegi seal võivad olla Tommy Paul ja Cerundolo. Tommy Paul on ka praegu ülihea soos. Selle kohta vahemärkusena ütlen, et minu uus lemmikmängija see aasta. Täpselt sama siin. See on väga huvitav. Väga suur lemmik. Ma tegin sellise asja, ma vaatasin, kui ma sattusin vaatama neid mänge ja siis ma olen vaimustatud sellest tennisest, mida nad järjega mängisid poolfinaalis seal on ju. Ja siis ma huvi pärast panin Google'i otsingusse, et Tommy Paul frustrated. Tahtsin näha, kas see mees on kunagi olnud üldse endast väljas. Ta tegi ühe sellise asja, mis seal Järrid mängis, tal oli võimalus tagasi breikida, breikpall, Järrid mängis megapunkti, praktiliselt matšpallide järgselt on ju. Ja Tommy Paul sõna otses mõttes mitte demonstratiivselt, vaid kiitvalt kiitis Järri mängu. Ehk siis matši kõige otsustava seti, matšpallid siia-sinna. Ja üleüldse väljaku peal olek ja pluss mäng, need kiistid tagaga jooned ja asjad ja nii edasi, et mina olen vaimustuses. Ma kommenteerisin eelmine aasta, jumal, ma ei mäleta, mis ajal oli Tommy Paul üks turniir oli ja seal tollel turniiril, kui ma vaatasin ta mängu, mitu mängu, 2 mängu vähemalt ja mulle väga just nimelt meeldis see
seda on kihvt vaadata, tema mängu. Väga kihvt. Just see, mis Alo rääkis, just mulle ka see õudselt, see tema olek ja see mentaalne pool, kuidas ta väljakul on, see on nii fantastiline, seda kellelgi teisele ei näe. Te tahate öelda, et te vaadanud Tommy Pauli ja Pedro Cajini mängu või? Üleüldisemalt. Ei, seal ei olnud väga midagi vaadata. Ma olen väga palju viimasele Tommy Pauli mänge kommenteerinud seda sama, mis Alo rääkis Rooma turniiri ja kõik, et ta lihtsalt on nagu, ta on väga hea soosjad, on väga hea mängija. Praegu on väga üllatav, et ameeriklased nii Fritz kui ka Paul mängivad liiva peal fantastiliselt hästi. Et natuke üllatab, jah. See on natuke üllatab, jah, sest et me teame, kuidas see Ameerika ja liiv, ega see väga hästi kokku ei käi. Aga ennemgi on olnud. Jah, aga ennemgi on olnud, jah. Kurie ja Kassi mängis ju ka, ja muidugi. Üks selline ohoo vastasseis oli ka minu jaoks ikkagi esimeses ringis. Otto Virtanen pääses ju lucky loserina peale põhitabelisse ja kellega ta mängis? Australane Misolic, kellega Mark mängis US Openi kvalis ja samamoodi palju see Mark nüüd maadles temaga. Mark maadles vist 3 setti või? Jah. No ta mängiski 3 setist mängu. Jah, just. Oot selle mänguga mul oli 5 ja Otto kaotus selle kahjuks. Oot selle mänguga oli mul kuidagi paha tunne, siis ma vaatasin seda, mängu jälgisin, kuni Otto oli 2-0 settidega ees ja siis ma vist lülitasin kuskil mingi seis oli midagi väga põnevat. Ja ma vaatasin, et vist tuleb ära ja pärast vaatan tulemust ja kaotas. Täpselt sama siin. Ja ma ei mäleta, mingi mäng oli 5. kuskil ma vaatasin, kas mõne prantslase või kellegi mäng ja ma juba tšekkasin vähekene järgmise ringi vastast, et no enam-vähem sama. See Rundolo on sellisel mehel. Aga tahame meestest veel midagi välja tuua? No kindlasti võiks välja tuua selle, et omajagu üllatus ja minu jaoks on väga suur üllatus, et 2 ülihästi esinenud Tšiili tennisisti, kes Roomas olid poolfinaalis, Alejandro Dabila ja Nicolas Jarry, mõlemad langesid avaringis ja samamoodi tegelikult on üllatav, et Prantsusmaa esireket Hugo Humbert ja Prantsusmaa suur tulevikulootus Artur Fils ka esimene ring kohe turniirilt väljas, et need on päris siuksed nii, Fils siis komistas Arnaldi nimelise itaallase vastu ja Humbert samuti itaallane Lorenzo Sonego 1-3. No Sonego on siitke vastane muidugi, jah. No itaallased ongi. Et mis ma tahan öelda, miks ma see aasta olen tõsiselt palju rohkem hakanud meeste tennist vaatama. Et olukord on kuidagi pöördunud. Võrdleb mehed ja naised on ju. Et kui me rääkisime siin 10 aastat tagasi, et naiste tennises oleks pidanud olema korralik see kristallmuna, et ennustada turniiri võitjat. Ja meeste tennises oli vastupidi, sa teadsid 3-2 on finaalis, siis täna on tegelikult täpselt vastupidi. Naiste finaal on suhteliselt lihtsasti ennustatav. Meestes no jube kõva putukas peaks olema keegi siin, kes 4 poolfinalisti ütleks. No palju õnne. Aga mina ikkagi tahaks, kui rääkida nagu turniiri võitjast, siis ma ikkagi paneksin sinna kausi sisse 3 nime. No nii. Sinner kindlasti üks. Sinner, Alcaraz ja Zverev. See on loogiline. See on loogiline. Et kuigi tegelikult me teame, mis Sinneri olukord on nendest kõige keerulisem, sest tegelikult see puusavigastus on väga paha vigastus ja see võtab väga kaua aega. Ja kui te nägite Sinneri esimese ringi mängu, siis 3. setis Christopher Eubanksi vastu tal korra käis seal juba mingi ma just tahan öelda, et ma väga kardan, et Sinner kas ta ennast just päris maha võtab, aga kuskil vigastusega ta lööb. Mul on sama see, mingi pikem mäng tuleb näiteks ja ma käin 3 nime kiiresti läbi. Alcarazega samamoodi. Mitte keegi ei tea, mis ta vigastuse aga ei ole nüüd nii hull võib-olla seis. Jah, kui Sinneril. Zverev. Sellise 2 venna nagu Zverev ja Tsitsipase kohta on mul oma kindel arvamus. Minu jaoks ei ole neis Grand Slami võitja materjali ja ma ei usu, et ta võidab. Aga sa unustasid ühe musta hobuse ära, kes on esiteks 2 korda Roland Garros finaalis olnud. Ja teiseks jube hästi see kevad suhteliselt mänginud. Ta räägid Ruudist? Ma räägin Ruudist, jah. Ja võt, aga tema puhul mul on täpselt sama jutt, mis sa ise ütlesid eelmine lause. Et ta ei võida finaali. Ta puudub killerinstinkt. Just, täpselt, ta on nii tore, hea poiss. Ta oleks kõigepealt veerand finaali võitma Djokovic'i vastu. Selles ma peaaegu ei kahtle ja kui sa tahad kihlvedu panna, siis ma olen nõus panema. No ma ei kardan, et Djokovic ei jõua nii kaugele. Vot siin ma olen ka Rihoga nõus. Ma arvan, et see Rundolo pool on see juba takistus, et sealt edasi ei lähe, ma kardan. Aga ei, ma ütlen, Ruudil on alati olnud killerinstinkt kuni finaalini. Ja nüüd Ruudil läks aega 5 või 6 aastat, ma täpselt ei tea, ma pean oma poja käest küsima, ennem kui ta võitis suurema turniiri kui ATP 250. Ta ei olnud võitnud ühtegi turniiri ja eelmine aasta võitis ta esimese turniiri suurema kui 250.
ma usun, et äkki see on mingi murrang nii-öelda toimunud. Äkki mingi, kui sa oled 3 finaali väga halvasti kaotanud, on ju, no äkki toimub mingi see. Aga tänases olukorras, kui ma vaatan kõiki neid tippmängijaid, või siis tuleb täiesti üllatusvõitja kuskilt. Igatahes midagi põnevat juhtub see. Ma tahtsin veel lisada seda, mul tuleb meelde, me kõiki mäletame, mis ma ütleks tegelikult, et Zverevil on mitte eluvõimalus, oma eluvõimalused on juba maha maganud 2020 Ameerika lahtiste finaalis, kui ta 5-3 oli servimas massivõidule, see oli tal eluvõimalus Grand Slami võita. Aga võib-olla number 2 võimalus on tal täna. Aga mis nagu vana Zverev, me teame, mis vana Zvereviga, mis tal toimus ja millised augud tal võisid tekkida ikka nii, et pilt läheb mustaks ees. Seda ei ole enam nii palju. Ja täpselt sama asi, ma olen öeldud, et seda nagu ei ole enam, aga ma nägin seda nüüd meie Eesti poiss Indrek Tustit on nüüd ju füsio Šapovalovil ja kui Šapovaloviga mängis Zverev, oli täpselt selline matš, see oli vist Roomas, kui ma ei eksi, kus mitte ühtegi varianti ei olnud isegi mitte midagi teha Zverev pallingul, kuni sinnamaani, kui ta hakkas servima matsivõidule. Siis tuli murre. Ja võt siis mul tuli vana Zverev jälle meelde. Et ma kardan Zverev puhul natuke seda, kui ta nüüd paar ringi veel võidab ja hakatakse sellest rääkima kui suur favoriidist, võt mis siis saama hakkab? Ma olen Rihosuga absoluutselt nõus. Ma ise mõtlesin ennem saadet sama mõtteid, et see on Zverevi elušanss. Seks, et täna ilmselt lähiaastate valitsejad Alcaraz ja Sinner natukene on kuidagi vigastatud. Ja, me ei tea seda sügavust. Kui Alcaraz on terve, siis suht kindlalt ma isegi arvan, et ta võidab. Mina arvan ka. Aga ta ei pruugi olla, me ei tea seda, nad mõlemad tulevad vigastuspausilt, Sinner andis esimesi märke eile, me ei tea, aga ühte ma veel kord ütlen. Zverevil kuskil ta ise annab vastast. Ja see sama, mida te rõhutsite just enne, et just kui ta näeb, ta ise ju teab ka, ta ju näeb ju kõiki seda, et milline võimalus tal on, et kuidas ta nüüd selle nii-öelda, kuidas see närvisüsteem seal vastu peab. Aga ma ei tea, see kommentaatorid ka nagu rõhutsid, et ikkagi peale seda vigastust, et ta on nagu mingis mõttes natuke mingi väike ümbersünd nagu on, aga kõigest sellest vanast taagast või nii-öelda sellest, mis on talle omane, et ta mingil olulisel hetkel võib murduda, et seda ei saa unustada. Aga mul iseenesest nagu kui Ruud võidaks turniiri, mul loomulikult selle vastu üldse mitte midagi, aga iseenesest ei ole ka Zverevi vastu, et selles mõttes, et ta võiks vähemalt selle ühe šansi ära kasutada. Kui Alo ütles, et neid poolfinaliste ennustada, tundub, et lihtne, kui nüüd Sinner ja Alcaraz ütleme nii, et tervis peab vastu, võiks ju nemad olla halb tabelis poolfinaalis ja üleval on siis võiks olla ju Zverev, aga kõige lahtisem ongi see Djokovic'i pool. Minu arust see on kõige lahtisem pool, kus on siis Ruud, kus on Etcheverry, Fritz, Paul, Serundula. Kes sealt poolfinaali tuleb seda? Mina ütlen, et minu jaoks on see kõige kindlam poolfinaal. Sa arvad, et Ruud? Jah, kindlasti. No ja, Etcheverry ja Tšelundolo vist mängis eelmine aasta väga kaugel ennast. Mina võib-olla küll Ruud, aga ma ikkagi mõtlen nende 2 ameeriklase peale ka, et need ameeriklased võivad päris... Nõus, ma väga tahaks, et see oleks Tommy Paul. Isegi ma ka väga tahaks ja ma isegi arvan, et see Paul võib isegi veel rohkem keeruline olla Ruudil kui Fritz. Aga mine sa tea, nad lihtsalt on nii head mängu mänginud viimasel ajal. Aga jälle, Grand Slam 3 parem, me teame, mida pikemaks see mäng läheb, seda rohkem on see Ruudi kasuks. Tšiili poisid mängisid ka head mängu. No täpselt jälle ja esimene ring. Esimest ringi kohe. Ei tahaks teil üldse katkestada, nii ilus kuulata. Pole sellist meeste turniiri suure slämmi, kui me oleme siin arutanud eelnevatel aastatel, pole sellist nii ütleme ägedat diskussiooni olnud. Tead, ma tahan sulle... Aga see ongi erakordne aasta. See ongi super tegelikult. Tead, ma tahan sulle Gunnar öelda, me alustasime saadet sellest, ma ütlesin, et ma igatsen neid aegu, kui vaadatakse Grand Slami finaali algust lõpuni ja mul tuleb meelde see, kui me istusime Alo, Toomas ja Uba, vaatasime Rodiku Federeri finaali Teres ja niimoodi 5 tundi lobisesime ja vaatasime, need on need hetked, mida mina igatsen taga. Teeme laivi. Jaa, absoluutselt, mulle õudselt meeldiks see, et ma tahaks nii väga just kellegi sellise pundiga koos finaali vaadata ja kogu seda möla kuulata. Kõik on minu juurde. See on täiesti teostatud. Ja kaamera ka juurde. Kuulsite jah, Alo juures. Ja kaamera. Väga hea, kokku lepitud. Aga ma teen siia ühe kõlli vahel ja siis räägime paar sõna naistest ka ikkagi. Ja naistest tänane vaatamissoovitus loomulikult. Flashcore ütleb, et see mäng hakkab umbes 16:30, aga mine tea, kuidas seal tegelikult mängud lähevad. Iga Swiatek ja Naomi Osaka kohtuvad teises ringis. Maailma esimene, maailma 134. Kunagine esimene. Kunagine esimene. Jah, mõlemad 4-kordsed Grand Slami võitjad, ütleme parem.
ütleme ka nii. Aga mida minu arust Osaka puhul on näha, ta on ju hästi palju rääkinud oma vaimsest tervisest ja peale võib-olla esimene, kes hakkas tõsisemalt rääkima vaimsest tervisest. Kes väga palju on rääkinud ja esimene, kes hakkas rääkima, aga peale emaks saamist on olukord totaalselt muutunud. Minu arust ta on palju rahulikumaks ja kuidagi, see, mida tennises vaja on. Elus on ka tähtsamaid asju nüüd. Jah, elus on ka tähtsamaid asju ja see kajastub ka väljakul. Et selles mõttes on Naomi Osaka võib-olla kõige paremas kohas, mis ta mitu aastat olnud on. Ma ei tea. Sa mõtled selles mõttes, kas sa viitad, ja ma saan aru, kas sa viitad ka sellele, et ütleme, kuigi Swiatek on loomulikult superfavoriit nii-öelda, et just see olukord ja selline teatav muutus, millele sa viitad, et ütleme, et Swiatekil päris nüüd niimoodi, et läheb platsile, et oleks mingi jalutuskäik, et seda ei saa olema, jah? No Osakal mõned skalbid on siin tulnud, Miamis võitis Elinas Vitolinat, aga Miamist on nüüd tükk aega möödas. Väljaku katte ka muidugi me peame Kasatkinet võitis Roomas või võitis 8. finaali, eks? Ma ikkagi Swiateki puhul ma ütleks kohe ära, et ma arvan, et ainult üks vastane, kes seda võita võiks seal üldse absoluutselt. Ma arvan, et see on ainukene. Sabalenka hea päevaga, jah. Just täpselt, see on ainukene, ma ei usu. Ütleme, et kindlasti on neid nimesid seal väljakul kihvt vaadata täna. Aga ma arvan, et intriig puudub. Ükskõik, mis see seis jääb, kas jääb 3-3 või 4-3, see, kuidas Swiatek on liival mänginud ja mitte üks aasta, vaid juba ja üldse, kui küps mängija ta on taktikalises ja plaanis. Ta midagi pole teha, päevalt päevast läheb selles mõttes paremini, et kui tal ennem oli ikkagi iga turniir juhtus üks mäng või kuskil, kui ei olnud just see, juhtus midagi halba, täitsa halba, siis täna isegi kui esimeses 2-3 game'is ta ei saa oma mängu käima, siis peale seda üldreeglina on traktor ja ma arvan, see traktor kestab kuni finaalini ja siis läheb huvitavaks ka ainult, kui Sabalenkal on hea päev. Sellepärast nad mängisid 2 finaali omavahel, ühel puhul oli hea päev. Ja Swiateki mängus nagu tema mängib igal juhul hästi, aga Sabalenka peab oma pommid panema, paremini kui Lukašenka, ütleme selles suhtes paika. See kuidagi nagu väga haakub sõna pommid. Et kui need pommid lähevad ilusasti, aga kui ei ole see pommitamise päev, siis on 2-3 või 2-2, palju oli teine finaal? 2-3. No jälle tõenäoliselt finaal toimub ju päevasel ajal ja kui on kuiv ja kiired tingimused, see Sabalenkat aitab, ma arvan, et see on nagu jah, aga 2 Roland Garros võitu Poola tüdrukul juba on. Mul on täpselt sama tunne, jah. Kas teil siin laua taga pole kellegi kahtlust, et me näeme Rooma ja Madridi finaali kordust? Väga ei ole ausalt. Mõlemad siis Swiatek võitis. Kui siis komistab Sabalenka enam kuskil? Mis need potentsiaalsed komistamiskohad võiks tal olla? Madison Keys on tal võib-olla esimene. Aga ega väga ei ole, Rõbakina. Vaevalt see teise ringi vastane Uchijima saab olema. Rõbakina ikka tõenäoliselt. Või kolmandas ringis Putintseva või Padosa. Mitte mingit moodi me ei saa Azarenkat ära unustada, on ju, seal kuskil. Iseasi, kas Azarenka sinna üldse jõuab. Azarenka mängib Mirra Andreevaga nüüd. Jah, pigem see on hea mäng. Ma isegi ei tea, ta on homme ilmselt, jah. See on kihvt plika. See on mäng kindlasti, mida mina vaatan. Jaa, mina ka. Aga jah, ma olen nõus, ega ei ole siin Sabalenkal kedagi, kes Kiis, okei. Mul oli kohutavalt kahju Barbara Kretsikovast avaringis, ma kirjutasin Rihole ka, kellega ta mängis Viktoria Golubitšiga. Endine French Openi võitja ikkagi, me peaksime kõiki võitjad kohtlema äärmise austusega, mitte panema neid samal ajal mängima Wawrinka ja Murrayga. Mul tuleb kohe meelde aasta, oli see 2011, kui me mängisime Koral tenniseklubi, oli selle klubi nimi veel, kui Azarenka mängis Kaia Kanepiga ja tagaväljakul mängisid kes? Wozniacki ja Poolatar, Radvanska. Jaa, oli. Mitte ühtegi inimest üle. Silver Karjus käis korra jalutus vaatas seal. See oli erakordne. 14 või 15, ma võin eksida, 14 oli kindlasti esisaja mängijat. Osales tookord. Mis aastal see oli? No see oli 11 vist oli. 2011. 14 oli kindlasti maailmameistrivõistlusajast, kui mitte 15. See on õige märkus. Kui ma tagasi aeg-ajalt mõtlen sellele. See on nagu, ma arvan, seda ei juhtu enam kunagi tennises. Jah, et seal kuskil võtke pallid ja mängige ära. Mängige seal tagaväljakul. Wozniacki ja paned veel juurde, et kuigi ja lisaks veel meile väga edukas. Aga mis oli huvitav, et ju kuigi ta selle rolliga väga lühikest aega tegelikult Natasha Zverev oli ju siis ju Valgevene tiimi
kapten, aga selle rolliga ta ei saanud küll eriti hakkama. Nii et aga paneme tema ka veel sinna patta, et tõesti see oli unikaalne üritus. Kuulge, võtame siia lõppu natuke Eesti tennises ka midagi. Meil oli üks juunioride turniir, kus see nüüd toimus, öelge mulle, te teate, Kadriorus või? Ja tavaliselt on kevadel olnud Kadriorus, jah. Kas sul on kombeks kõik ilus ära rikkuda saate lõpus? Mis seal siis viltu läks? Me rääkisime nii põnevat tennise juttu. Aga okei, räägime. Et kuidas see läks? Ma üritan nüüd kas Jana Kovatškova, selline 13-aastane staar, tulevikustaar võitis selle? Ma arvan, seda nime me kuuleme kindlasti. Olete mängimis näitele? Ei näinud, mu õpilane kaotas talle 2 erineva mängupoolega kuni 3-3 hea mäng ja peale seda kiire jalutuskäik, aga see jalutuskäik juhtus kõigi ülejäänud vastastega ka. Nii et aga ma olen hästi palju kuulnud tast ja see kindlasti tuleb hea mängija vaieldamatult. Ja meie tublimatest siis Laura Rahnel jõudis üksikmängus veerandisse, jah. Kuidas meil teistel Eesti meestel ja naistel Klinkal ja Leenal läheb? Ingrid on meil ka veel ju. Ingrid hakkab täna mängima. Ja põhitabelis. 13. Kas see on esimest korda, kui on asetatud? Ei ole vist. Ta on olnud päris kaua seal ju. Ja ta on ikka ju maailma Grand Slammidel asetatud. Ei ole või? Ma arvan mitte. Ta on ikka 30 hulgast tükk aega olnud juba. Jaa, aga võib-olla tõesti. Eks ta seal pendeldab seal vahepeal oli natuke tagapool. Ma arvan esimest korda. Millal järgmine tennise ajakirja number ilmub? Ma tean, et seal see on juba ammu nagu peaks trükis olema. Ingridiga on intervjuu tehtud sinna. Väljak 10 kolmas mäng täna, tasub vaadata. Ingrid mängib Ulrik Eikeriga paari. Eikeri muises Leiusega siin ja Leius on palju rääkinud seda Eikerist, et kuidas ta isegi jagas oma soovitusi, ütles kohe, et hakka paari mängima, keskendu paaris mängule Eikerile ja ta on väga hea paaris mängija. No see on juba ammusest ammune lugu, aga Leius on seda rõhutanud mitu korda. Ja mõtlesin, ma tean ka, sest ta mängis ju tegelikult mängis ka sellel VTA turniiril, eks see ju, nad olid vist paaris mängus lauseks võitsid või olid finaalis siis, kui see VTA oli meil. Ma pean ühe paarismängu küsima seoses sinu saatega Künnapiga. Vaata, Künnap ütles, et millest kahetseb, et Kalja õppus, et oleks pidanud paarile keskenduma ja asjad ja nii edasi. Ja kuulasin teie saadet ja juhuslikult vaatasin ühe asja. Nüüd ma ekspertide käest tahan küsida küsimuse. Toomas läheb mikrofoni lähemale. Lähen kaugemale. Ma annan teile 3 vanuserühma. 20-30, 30-40, 40-50. Maailma top 50 hulgas. Milline vanuserühm ruulib, milline on teisel kohal ja milline on kolmandal? Meeste üksikmängus. Meeste paarismäng. Kuni 30, 40 või ma tahaks kohe teie käest vastu küsida, et öelge mulle top 10 kõige noorem mängija. Seda ma küsin su käest vastu pärast. Jaa, täpselt. Ei no meestel on 40-50 vist, kui ma ei eks. Ei no ära nüüd nii. Ei no jaa, okei, 30-40, aga seal on 40 pluss mängijad ka. Aga jaa, esikohal on 30-40, aga teisel kohal on 40 pluss mängijad. Ja neid on 11 mängijat. On maailma 50 hulgas, 40 pluss vanuses. Sa ütlesid top 50, jaa, okei. Nii, aga kas tuleb ära siis kõige noorem top 10 mängija ka või? Ma pakun sinna kuskil 35-6 kanti või? Kas Kresikova uus paari? Ma ei usu, et 31-2-3 seal on. Joe Salisbury on 32, jah. See on kõige noorem mees. Aga võib-olla 32. üks eksis ära. Järgmine mees on Skupski 34 ja siis on juba, kõik ülejäänud on juba jah, aga mis see näitab ma ei saa su käest küsida, kuna sul on nüüd edetabel lahti. Ma oleks küsinud, et esimene alla 30 mängija. Mis ta edetabelis on? Okei, esimene alla 30 mängija. Ma isegi vaatasin seda üks päev sisse statistikat, aga ma nüüd peast enam ei mäleta. Ma arvan, et ta kuskil ikkagi 50 hulgas oli. Ja, 9 mängijat on alla 30. Ja, ma arvan kuskil 30 kanti. Midagi oli, ma vaatasin seda isegi. 29-aastane keegi oli seal. Nii, et tegelikult Künnap oleks pidanud paari mängima küll. Kuule, aga räägi nüüd sina. Künnap ei mäletanud, kas ta on Vavrinkat võitnud või ei ole? Künnap võitis Vavrinkat, ma olen Künnapile 2 korda seda näitanud isegi. Ja ta ei mäletanud seda? Ma arvan, et ta pidas silmas sellega, et ta ei mäletanud seda mängu. Okay. Aga vaata, kui sa võtad ITF-i lehe lahti ja vaatad Activityt, siis seal on olemas. Siis seal on see lihtsalt olemas. Siis Gunnar saab panna jälle tänase matšpalli saate pealkirjaks Künnap võitis Vavrinkat. No eelmine pealkiri ja oleks võitnud ka Marrit. Aga eelmine pealkiri oli juba selline ju. Peaaegu, jah. Aga sa tahtsid küsida just, et miks... Miks noored ei mängi?
unistus on suurtest rahasummadest üksikmängus, kas see on põhjus? Ei, seal on ikka erinevaid põhjuseid, et üks asi on kindlasti ka see koormuse küsimus ka mingis mõttes, et sa ei saa nagu eriti veel slammi turniiril, ütleme, et sa mängid 200 või lausa 3 mänguliiki, eks osad ongi spetsialiseerunud paaris mängule ja minule see isegi meeldib see variant, kuigi mulle meeldib ka see, kui aeg-ajalt siis nii-öelda need üksikmängu tipud sageli nad nii-öelda loojangul tulevad ka mängima, eks on ju paaris mängu, aga see on kindlasti üks põhjuseid, ma usun, ja eks Alo oskab siin veel juurde midagi tuua, aga ma üleüldse ütlen, et vaadake vahest neid paaris mänge. Seal on jube huvitav kõik need taktikalised käigud, kuidas asetused on ja kui on selline põnev paaris mäng, väga nauditav vaadata tegelikult. Minu arust on seal väga lihtne, tegelikult mängivad, aga seal on küsimus turniiri formaat. Kui on nädalased turniirid, ei mängita eriti. Kui on 10-päevased Masters turniirid, leiame alati üksikmängijaid, sest neil on ruumi, neil on aega, neil on puhkepäevi ja alati mängivad üksikmängijad kaasa ka paari. Et ma arvan, küsimus on ikkagi koormuses. Mängivad ja just kui liivale minekuga nüüd publik ja see Shelton mängisid mitu turniiri järjest, on ju päris head show'd tegid. Aga see on natukene nagu mentaliteediks ja kahjuks see tungib isegi noortesse. Ega mina pole tänase päevani aru saanud, miks Kaia ja Anett nii vähe mängisid paaris mänge näiteks Grand Slamidel. Ma natuke saan aru meestel 5-setised mängud, et ei jaksa. Anett ikka rohkem kõvasti. Jaa, aga ikkagi vähe, ütleme, et tegelikult noored ja naised, ma ei näe ühtegi põhjust, et mitte mängida. Ja mul siiamaani tuleb meelde, nad ju praktiliselt paaris mängu ei treeninud ju kunagi. Ja siis nad tegid paar päeva trenni ja Eesti-Läti matšil võitsid Ostapenkose vastu ära. Ei no selle, miks nad ei mängi, see üksikmäng on lihtsalt niivõrd füüsiline, ta on aetud niivõrd kiireks ja füüsiliseks, et sa ei taha võtta endale lisakoormust, sa tahad taastuda. Mul on üks episood, räägin ajaloost, ma ei ütle selle mängija nimegi, John McEnroe oli nii-öelda mingis praktiliselt nagu hommikumantlis umbes kõndis Wimbledonis ja siis üks mängumees tuli sinna, ütles, kuule, sa nagu ei tahaks nagu, see oli vanal aeg, oli natuke see tennis teistmoodi võib-olla ikkagi ja tehti ka show'd võib-olla rohkem väljakul. Ütles, et ei taha nagu väike practice, on ju. Mäkki ütles niimoodi, et täna ma tennist ei mängi, homme hommiku mul on Peter Fleming oli tema partner, see on mul treeningu eest ja õhtul mängin üksikmängu. Aga McEnroe ütles seda päris avalikult välja, et ta mängibki, ta oli vist viimane, kes oli maailma üksikmängu ja paarismängu esireket samaaegselt. Ta ütles seda väga välja, ma ei viitsi trenni teha, ma mängin paari selleks. See on täpselt see, kinnitab seda ja ta oli plätud jalas veel. Kusjuures mul on veel üks huvitav fakt John McEnroe kohta. Gert Kilumets, kes on Saaremaa treener täna ja mängib päris heal tasemel tennist mängib täna, võitis ju alles GP, eks ju. Ja ta ütles, et tema ülikooli partner on Johnny Macki klubis on mingi manager või midagi New Yorgis seal ja ütles, et ta mängis alles mõned kuud tagasi, Johnnyga mängis seti ja kaotas seti, ütles, et Gert ütles, tema tasemel mängija peaaegu. Ütles, et Johnny mängib niivõrd head tennist tegelikult. No vaata, mis füüsilises vormis. Ja uskumatu, eks ju. Nii Villander kui McEnroe, Bruguera, kõik on super vormis. On, jah. Nüüd ma teen niisugust ettepaneku, et me kohtume siin saates uuesti 11. juunil, kui meil on championid teada, samas seltskonnas ja teeme et me oleks järgmise saate algus põnevam, teeme ennustused, ütlete oma naiste ja meeste üksikmängu võitjad ja siis lähme lahku. Ma võin alustada, ütleb, et võidab Iga Swiatek ja Novak Djokovic. Oi jumal. Ma teen niisuguse asja, jah. Kes sind siia saatesse lubas? Ta intrigeerib. Ise panin kokku. No intrigeerib, jah, mina ikkagi arvan, et ma kaldun arvama, et jah, Zverevil on eluvõimalus, aga ma millegi pärast arvan, et ta ikkagi kuskil komistab, ma pakun Alcaraz ja Swiatek. No naiste Swiatek ja mina jälle lähtun vastupidi, et äkki ikkagi Zverev kasutab selle võimaluse ära, mis tal on. Swiatek mul plussi-miinused igatepidi kokku pannes, nähes Alcarazi esimest mängu, ma siiski panen Alcaraze. Ma loodan, et vigastus kuskilt välja ei löö, ma loodan. Aga ja hinges ma tegelikult olen tõenäoliselt, Tommi pool ei võida seda kahjuks, aga hinges ma vist olen Ruudi poolt. No mina olen hinges loomulikult Sinneri poolt, aga ma kardan, et Sinneril on ikkagi praegu väga paha asi, et kui ta oleks terve, siis ma arvan, et Sinner mängib tegelikult praegu ikkagi maailma parimat tennist. Aga selles mõttes, mida Alo ütles, ma pakkusin küll Zverevit, aga kui rääkida niimoodi emotsionaalses plaanis, näiteks just Ruud, mul kuidagi
see oleks ka äge, kui Ruud võidaks tegelikult. Ta on niivõrd kihvt inimene ja ta väärib. Jah, see on, ma pakun üks viimaseid Grand Slam, kus on lahti. Karikas on laua peal päris lahtine. Siin võib olla 5, 6, 7 võitjad. Jah, siin. Me oleme jutust täiesti ära unustanud Tsitsipase, kes oskab ka tennist mängida, aga ma veel kord ütlen, nende 2 mehe suhtes mul on arvamus, nendes ei ole Grand Slami võitja ainet. Ruudis siiamaani arvasin, et ka ei ole, aga see kevad on mind natuke teistmoodi. No see oli umbes nii, et kui Ivanisevis kuidagi ei võitnud ja siis lõpuks ikka võitis. Ja üks mees, kellest me ei ole tegelikult üldse eriti rääkinud täna, aga kes minu jaoks on ka selline tegelikult väga heas vormis ja väga head tennist mängib ka Andrei Rublev. Nõus, aga 7 või 8 Grand Slami veerandfinaali täpselt, aga tal ikkagi seal ka ju seti kaotas vist avariigis. Jaa, aga no ta tegi eelmine aasta suure sammu ja võitis Mastersi liival, et see oli ka tal samm edasi. Ei, kui tal mäng jookseb, siis ta on ulme tennist mängib. Jah, ega seal tuleb psühholoogia mängu. Ja tuleb kindlasti. Paraku Grand Slamme võidetakse puhtalt psühholoogiaga. Absoluutselt, kellel on seda ainest, kellel ei ole. Ja kuna vaatamata selle Djokovic'i ennustasid, minu jaoks on ta ikkagi mängust väljas. Et kuna suur kolmik on mängust väljas, siis praegust jagatakse lahkelt seda karikat ja ma muideks ühe mõtte, vaata kui me arutasime siin natuke Djokovic'i teemat, et võib-olla see on see mentaalne pool. Alcaraz ja Rublev on veerandfinaal, ma ütlen teile. Et nii kaua Alcaraz ja Rublev. Et nii kaua, kui see Djokovic'il oli esiteks see kolmiku konkurents ja siis, kui tal oli vaja need slämmid arvuga mööda minna, tal on need eesmärgid, nüüd ta tunnetab, et tõenäoliselt tal enam šanssi seda suurt slämmi nii-öelda teha, 4 turniiri võita ka ei ole. Nüüd on ainult see olümpiamängud on ju, mida tal ei ole, eks olümpiavõitu tal ei ole. Et selles mõttes, et tal nagu on just kui see, ta on mingid teatavad eesmärgid saavutanud ja nüüd see 4 turniiri võitmine, ta tundub, et see on utoopia nüüdseks, siis tal võib-olla kuskil see alateadlikult, see mingi motivatsiooni nüanss on. See on just, ma olen suga absoluutselt 1000% nõus. Selleks, et olla selline suur kuju nagu Djokovic, Nadal, Federer, sul peab mingi motivatsioon olema. Federeril oli soov tagasi tulles tõestada, et ta võib veel Grand Slamme ja siis tal tekkis, ta läks ju Amsterdami mängima puhtalt ainult maailma esireketi pärast, et saada 37-aastaselt maailma esireketiks. Sul peab kogu aeg mingi märk silme ees olema. Täna Djokovic teab, et ükskõik mis ei juhtu, kui Sinner jõuab poolfinaali, siis on ta maailma esireket. Ja mitte kunagi enam Djokovic maailma esireketiks ei saa, see pole võimalik peaaegu, puht matemaatiliselt isegi. See on huvitav, ma mõtlesin, Gunnar, sa ütlesid, et Alcaraz Rublev on poolfinaal, ütlesid veerandfinaal, see on julge pakkumine, ma küsin su käest vastu, et ütle mulle, millal viimati Rublev Tsitsipast liiva peal võitis? Ei, ma ei analüüsi üldse Rublevi või Alcarazi võimekust. Aga tal on Tsitsipasega mäng. Asetuste järgi on niimoodi. Jaa, asetuste järgi küll, aga lihtsalt fakt on see, et ühe korra elus ja aastal 2020 on Rublev üldse liiva peal võitnud Tsitsipast, ülejäänud korrad on kõik kaotanud. Nii et see, et Rublev nüüd sealt tuleb, ei pruugi üldse nagu... Tsitsipasel on need pissihädad ja asjad. Ja ma korraks ütlen, et siin on see sama nüanss, mida Alo on varasematel podcastides välja toonud ja me oleme välja toonud, on alati tennises on üks niisugune huvitav nüanss, eks muudel võib-olla aladel ka, aga tennises eriti on just see, et sa võid olla väga hea mängija, sa oled parimas vormis ja kõik, aga alati igal vastasel on mingi ebamugav seesama just Rublev Tsitsipas, sest näiteks omal ajal siuke mees, kes vist, kas intervjueeris nüüd Fabrice Santoro, on ja? Santoro. Ta oli ju täielik ju peavalu Marat Safinile ja ka Roger Federerile seal 2000 aasta alguses. Ja kui vaadake salvestusest tema mäng. Pete Sampras kaotas 6-1 Monte Carlos. Nii et see on müstilisi asju võib-olla. Aga meie peame oma saatele joone alla tõmbama kahjuks ja kohtume juba varsti. Minul on järgmine nädalal puhkus. Õppige, kuidas võtta puhkust French Openi ajaks. Nii et kohtume. Kohtume. Head kuulamast. Aitäh kuulamast.